Austatud haridusminister, meie esimene küsimus on, mis meil edasi toimub vene koolidega, milline on praegu haridusministeeriumi plaan? See 2007. aastal üle kinnitatud otsus, et koolide õppekeel on eesti keel, tuleb ikkagi ellu viia. Tegelikult see otsus langes ju kusagil 1994. aastal ja selle asja venitamine, ma arvan, ei tule noortele tegelikult kasuks, et tunne, et saab mugavamalt, teeb võib-olla laisemaks, kuigi raske on koolis kindlasti teises keeles õppida, aga ütleme, et meie viimane uuring ütles ka seda, et venelased, kes oskavad hästi eesti keelt, ei saa vähem palka, küll aga need, kes kehvemini oskavad, need saavad. Need igal juhul elus hakkama saamise ja ühiskonnast osa saamise argument on niivõrd tugev, et ma arvan, et see tasub ära ikkagi pingutamist, kuigi see on raske. Kuidas te hinnate, et praegu on nii palju uut venekeelset meediat ja kuidas mõjutab venekeelstele noortele see? Ma ei ole ise venekeelse meedia suur jälgija, aga eks me loodame, et seda kohalikku vaadet tekib venekeelses meedias venelaste jaoks rohkem, et kaugemalt tuleb venekeelne informatsioon, võib-olla siis, mis ma siiski väidan, ei ole nii kvaliteetne ja nii vaba poliitiliselt, et see vast siis saab alternatiivi. Et igal juhul tuleb hästi suhtuda, et venekeelne meedia Venemaal on kindlasti poliitiliselt palju rohkem kontrollitud, kui iialgi ükski kanal Eestis olla saab. Miks 12 klassi? Kas sellel on mõtted teil? Miks ka mitte, et 12 ega inimene muutub reaalselt vastutusvõimeliseks ja iseseisvaks ikka jooksul ja minu arust see, kui kaua inimene haridussüsteemis on, see kokkuvõttes tema väärtust ainult kodanikuna ja ka indiviidina ikkagi tõstab. Et ma arvan, et noor inimene peab õppima, tegelikult peab inimene õppima eluaeg. Samas kohustuslikku 12 me ju ei aruta, me ei hoia vägisi inimesi süsteemis, kuigi ma kõigile soovitan ikkagi üle 10 aasta õppida ja kindlasti üle 9 aasta ja ise olen vist koolis, ma lugesin kunagi kokku, kuigi meil oli 11 klassi kõrgkoolidega kokku 21 aastat õppinud ja ei ole kahetsenud ametlikult, pluss muidugi igasugu kursuse. Sellel aastal mõned tasemetööd olid elektroonilisel kujul, mõned olid poolt, mõned vastu. Kas haridusministeerium jätkub nende metoodide kasutamisest ja põhikoolis või gümnaasiumi eksamites? Kindlasti on õppemeetodina üks alternatiiv, mis on ajamärk ja on mugav ja huvitav, aga ainult selle peale, ma arvan, et ainult digitaliseeritud haridus ei ole ka mõistlik, et ikkagi õpetaja isiksus ja ka see automatiseerimata tegevus on õppeprotsessis ikka asja eest, et ühe alternatiivina ta kindlasti jääb, jah. Mis teid rahulda haridussüsteemis üldse? Tegelikult ma annaks Eesti haridussüsteemile üsna kõrge hinnangu, et näitab, et Eestis saab head haridust, aga 1000 probleemi on siin sellegi poolest ja minu ütleme siis selline ministri spetsiifika ei ole tingimata väga sügaval metoodilisel tasemel vaielda, küll aga nagu suured valikud, siin on ühte teist, siin on probleemesides praktilise eluga, probleemesides teadusega, siis õpilaste potentsiaali avamisega alati, aga mis läheb juba metoodilisemaks, aga kõige rohkem on ministri töö kindlasti need hinnangud ressursijaotusele ja siin võib öelda, et kvantiteet on väga võimas ja tihti alakoormatud, et kõigis valdkondades, mis mind puudutavad, nii üldharidus, kutseharidus kui teadus, on sellist mahtu kinnisvara näol, aga ka dubleerimise, õppekavade, aga ka personali suhtes on kõvasti pigem üle kui puudu, et meil on
eraldame väga palju raha, aga selle kasutamise efektiivsust tuleb kindlasti suunata nagu vaimuvara kasuks, et vähem siis kõrvalistele kuludele.